No nii, ma loodan, et mind on kuulda. Ma mõtlesin, ma teen laivi, sest et tegelikult on nii palju, mida tahaks öelda ja inimesed siin kirjutavad ja küsivad igasuguseid asju, et näeb seda laivi palju näeb. Nagu te näete mind, istun ma toas mütsiga. Jumal tänatud, et mul on puhvaika seljas ja ahjud köevad. Aga ma tahan öelda, et enamusel Eesti rahvast pole isegi ahjusid. Ja tegelikult mul on tunne, et nagu päriselt nüüd on nagu mingi viimane piir käes. Tasa pätu. Nii, ma vabandust, mul on koerad ka toas, sellepärast, et õues on liiga külm, et neid õue viia. Et enamusel tähendab, et kuskilt maalt läheb ikkagi nagu viimane piir, eks minu piir on tõesti see elekter, sellepärast, et ma olen sellest päriselt sõltuv. Ja ma nagu ei saa aru sellest, et millise kohaga need riigiisad seal mõtlevad või need meile nii-öelda elektriandjad näpuga. Sellepärast, et kui me mõtleme nüüd füüsika peale, siis nagu päriselt praegult ma tarbin seda niinimetatud kallist elektrit ikka kordades rohkem, kui see oleks olnud nii, kui seda katkestust vahepeal ei oleks olnud. Mul oli 10 kraadi toas, 10 kraadi sooja toas. Ehk hetkel on minu õhksoojuspump, no elekter tuli nüüd tagasi, tund aega oli ära, õhksoojuspump huugab. Ja uskuge mind, et selle ruumi soojaks kütmine võtab nüüd kordades rohkem seda elektrienergiat, kui see oleks enne rahulikult edasi tiksunud. Samuti tegelesin ma viimased pool tundi sellega, et föönitada lahti oma veetorusid. Sest et veetorud ka külmuvad ära sellise asjaga. Ja miks nad külmuvad? Võt sellepärast külmuvadki, et kõik ei ela kuskil lukskorterites ja luksmajades ja uhketes uutes majades. Me elame vanades talumajades, kus nagu põhimõtteliselt me tegelemegi sisuliselt ellujäämisega. Ma räägin teile, mis on siis võib-olla see postitus live jõuab ka kuskile sinna kohta, kus see võiks jõuda. Ehk siis noh, mitte ainult need inimesed, kes siin vaatavad, on ju, vaid ka sinna kuskile Toompeale. Penju, tasa. Ma vahepeal pean koeri vaigistama, muidu te ei kuule midagi. Et ühesõnaga, ma räägin teile, mis on siis siukese elektrikatkestuse hind, on ju. See tähendab seda, et naisterahvas, üksi elav naisterahvas peab vedama kormate viisi üksi puittuppa. Jumal tänatud, et puud on olemas. Ahju kütma, pliiti kütma. Pliidi all on tuli nagu mingi igavene tuli selliste ilmadega, sellepärast, et lihtsalt teisiti pole võimalik. Isegi kui ma panen selle õhksoojuspumba käima, siis ma üle nagu mingi, ma ei tea, päev otsa kütab üle 20, see nagu never ei lähe praeguste ilmadega ja see on soojemate ilmadega. Hetkel hommikul ärgates oli 15 toas näiteks. Okei, ma olen harjunud ja mulle jahedam meeldib, aga mulle ei meeldi see, kui mult võetakse ära elekter. Ehk ma ei saa hommiku kohvi teha, ma ei saa süüa normaalselt, mul jäi munade keetmine pooleli. Sorry, aga see mulle enam ei meeldi. Ja mulle ei meeldi see, et nagu pennu tasa. Mulle ei meeldi see lihtsalt see suhtumine, et meil pidi raha sitaks olema ju. Meil on raha igale poole loopida, Rail Balticut, mingisugused mõttetud projektid, suured tuulepargid, energia, ma ei tea, mis asjad kõik on ju. Mõtelge nüüd peaga natukene. Kas sellest on abi või? Kas sellest on abi sel hetkel, kui poolel Eestil ei olnud elektrit? Nii, see on minu dalmaatsone, kes niimoodi haigutab, vabandust. Et isegi koerad külmetasid. Isegi koerad poevad, ma ei tea, kuskil teki alla peituna. See ei ole enam normaalne. Jah, kõik inimesed siin võib-olla natuke nagu paremini elavad, inimesed võivad öelda, aga mis sa elad siis niimoodi? Eks tee oma maja soojaks. Ei ole raha selleks lihtsalt. Nii lihtne ongi. Jeeli saad oma vana autoromu pidada, jeeli saad süüa osta ja kust see raha peaks veel tulema maja soojustada? Absoluutselt kõik on meilt ju ära võetud juba. Normaalsed elamistingimusi enam ei olegi võimalik nagu harrastada. Auto ei lähe ilmselt praegu käimagi. Ma ei saaks isegi poodi minna. Jumal tänatud, eile ära käisin. Et sorry, aga ma olen praegu väga vihane. Näljane inimene on väga vihane. Ja külmetav inimene. Ma ei tea, mida teha. Ma ei tea, kirjutage teie ka oma kommentaare nagu siia minu selle laivi alla, sest et mida teie arvate sellest asjast, sest et noh, ütleme niimoodi, et kõik räägivad, kõik kiruvad, me ainult räägime, eks, oi meile ei meeldi, et see maks tõstetakse, too maks tõstetakse, tehti automaks, nüüd tahetakse ära võtta mingisugused bussisõiduraha või tähendab tasuta bussisõit, eks ju, räägitakse mingit lollusi suust välja, reaalselt aetakse lollust suust välja. Mitte ühtegi asja
mitte ühtegi asja nad ei suuda tegelikult normaalselt ju ära põhjendada. Meil ei ole enam inimväärset elu siin riigis. See ei ole inimväärne elu ju. Kus see inimväärsus siin on? Meie ametnikud on kõik lolliks peast keeranud, ainult üks tapja armee, et hävitatakse ära meie toit. Okei, mina nagu toiduks mingeid loomi ei pea, nad on lemmikloomad, aga no põhimõtteliselt isegi lemmikuid tullakse juba hävitama. Sellepärast, et mingi Euroopa Liidu käsk on kuskilt, et tauditõrje programm on ju, et nüüd minge kõik tapke maha. Nii palju, ma ütlen, ausalt, mul on kõrini sellest. Et see ei ole normaalne, kui üks normaalne Eesti inimene peab nagu virelema niimoodi, et müts on peas silmini, eks ju, toas, ma ei tea, vatijope on seljas sisuliselt, eks, või kügeleb kuskil pliidi ääres non-stop 24/7 ja vett ka ei ole. See ei ole enam normaalne. Ja linnadest ei saa ju elektrit ära võtta, sellepärast, et linnades on tööstused. Te ei saa neid elektrite jätta. Te kotite maa inimesi lihtsalt, kes elavadki ajaasustuses, kellel ei olegi nagu, kes ongi üksi jäetud. Me kasvatame oma kartuli ise, me kasvatame oma porgandi ise, me kasvatame, huvitav, millal te nende järgi tulete? Võtate need ka maast ära või? Ja tekitate sõjaolukorra ja siis tulete tõmbate põllud ka tühjaks või? Loomade kallale te olete läinud juba. Aju vaba lihtsalt. Ma olen väga vihane. Vabandust, ma olen väga vihane. Sest et mitte ühtegi sõnumit ei tule, saad aru, elekter läheb ära, eile õhtu kell 11 oli esimene lakseks. Pool tundi oli elekter ära, pool tundi. Mõtlesin, et johhaidi, mul on Kanada, on ju, väljas on 20+ kraadi. Kanada ainus soojuslamp. Mis ma teen, hommiku korjan laipu kokku või? Ja teate, kui keegi läheb minu loomade kallale, kas või kaudselt, siis ma saan väga vihaseks. Väga vihaseks. See ei ole enam nagu minu kallale minek või kellegi teise inimese kallale. Ja teate, ma isegi ei räägi täna nendest inimestest, kes on ise valinud selle tee, et muutuda alkassiks või mis iganes narkomaaniks, tarbida, ma ei tea, mis asju kuskil elada telgis. Ma ei räägi nendest inimestest, see on nende valik. Ma räägin minusugustest ära haiguta niimoodi. Tavalistest inimestest, kes tegelikult, palun vaadake linna või tähendab need riigivalitsejad, vaadake, kuidas teie rahvas elab, tulge maakohtadesse, tulge küladesse, vaadake, kuidas siin elatakse. Minister Terras tuli mulle ise külla, eks. Ma ei lasknud teda oma koju, sellepärast mul võib-olla, mul ei ole selliseid euro, ma ei tea, mis euronõuded siin kodus, et ma ei tea, võib-olla oleks pärast halvustanud veel kuidagi või mul on ka palkseinad, eks ju, ja pole nagu kõige sellisem nagu, ma ütlen, enda kätega tehtud kodu. 4 kuuga enda kätega, ise lihvisin põrandat ka, ei tihanud lasta sisse, kutsusin seltsimajja. Vestlesime seal. Aga see ongi nagu igapäevane tavaline inimeste elu. Ja saad aru, te elate inimesed, te elate mingisugustes lossides sisuliselt selles vaates, et teil on soe, teil on maakütted, teil on, ma ei tea, mis päiksepaneelipargid, kõik on olemas. Meil, normaalsetel, tavalistel inimestel ei ole mitte midagi sellist. See elekter on veel ainus inimõigus, mis meile jäänud on. Me maksame teile palka ju. Te saate mingi 10 tonni palka, eks? Me keegi ei saa sellest isegi unistada. Kõik ei ole ettevõtjad, kõik ei ole mingisugused, ma ei tea, mis ärijuhid või mingitel kõrgetel töökohtadel. Kõik ei ole sellised. Ja lisaks me peame veel teie tööd tegema. Sest kui ma võtan selle, ütleme niimoodi, millega mina tegelen igapäevaselt, sest see on riigi töö tegelikult, loomi kaitsta. Kogu selle jama juures ma pean teie tööd veel tegema. 24/7 ma vastan telefonile. 24/7 ja ma olen ise selle kohustuse võtnud, sest ma tunnen, et ma ei saa jätta hätta neid loomi ja inimesi ju. Kus on riigilt see 24/7 telefon? See jura, mis on number 1247, see helistab ju meile kogu aeg, kui probleemid on loomadega. Tänagi oli üks kõne. Kuskil piiripunktis oli mingi koer leitud ja ta helistab meile. Et põhimõtteliselt, kuulge, tulge nüüd mõistusele. Te ei leia seda mõnda senti, et panna isegi Põllumajanduse Toiduameti telefon tööle ööpäeva ringselt. Seda mõnda senti te ei leia, aga iga kuu alguses te tulete meie rahakotist võtma.
ma räägin elektriarvetest. Ma isegi ei saa aru, millest see koosneb. Eelmise kuu elektriarve oli 220, üle-eelmise oma oli 224 eurot. Selle viimase kuu elektriarve oli juba 300 euroga. Kust me võtame selle raha? Lükkamegi selle elektri välja, lükakegi siis välja ja suretage meid välja lihtsalt. Vabandust, mul on nohu ka sellest jamast. See ei ole ammu enam inimväärne elu. Ammu enam ei ole. Te näete ainult linnasid, te näete ainult, see ongi see suur plaan, et 15 minuti linn. Kõik koondub linnadesse, kõik te panete linnadesse. Jumal issand, kõik inimesed ei taha linnas elada. Mina ei taha, minule tekib näiteks räme stress, kui ma pean linna sõitma, isegi Tartu linna. Kuigi ma olen seal elanud ja kasvanud terve oma elu. Ma tahan rahulikult elada, maal elada. Ma tahan rahulikult oma asja jääda. Ma tahan, et mu elu oleks normaalne keskeas. Ma ei taha võidelda ellujäämise eest iga päev. Ei jaksa enam. Ma ei jaksa vedada neid puid nagu tuppa, nagu koorma eesel. Ma ei jaksa saada iga päev nagu soendada neid torusid, eks ju, fööniga. See ei ole normaalne elu. See ei ole enam normaalne elu. Ma ei tea, mis saab. Ja mina pean veel vastu, sest ma olen tugev. Aga ma ei kujuta ette. Meil oli siin muideks külas naabrimemm. No nüüd on ta hooldekodusse pandud. Ta elas üle 30 aasta ilma elektrita. Ja ta oli valla eestkostel. Et peale sekkumist hakati vanainimesele lõpuks toitu tooma ja sai arstiabi. Aga see kõik on ametnikud, vallaametnikud, riigiametnikud. Ma ei tea, mis nendega tehakse seal. Ma ei tea, kust maalt muutuvad osad ametnikud täiesti nagu mitte inimesteks enam. Ma ei tea. Ja samamoodi mulle tundub, et seal valitsuses praegu, mis toimub, nad ei ole inimesed enam. Nad ei mõista teisi inimesi enam. Ja siin inimesed kirjutavad, lähme nagu Toompeale. Mis asja, Ellekene, mis Toompeale? Toompeal käidi alles. Te näete, mis toimub. Kuradi minister astub uksest välja, istub oma luks mersusse, siis paneb silmad maha ja paneb kui tuul minema. Mis see Toompeale minek aitab? Toompeal käidi automaksu vastu. Mitte midagi ei lugenud, mitte midagi ei aidanud. Ma ei tea, mis teha. Valimistel tuleb seda teha, mitte nagu minna sinna protestima lihtsalt. See tuleb suure kella külge panna, ma ei tea, kõik asjad. PTA eest oma laudad lukku, on ju. Minge sööge, ausalt. Kuskil mujal midagi muud tehke. Ma ei tea, mida teha, ausalt ma ei tea, aga ma ei saa lihtsalt vait olla, sest et ja tead, Kaili, ärge kurtke. Ma teen üks kord elus suu lahti ja kurdan tõesti. Ma olen ka siiamaani hakkama saanud. Ja mul ei ole sellist kaevu, kust vett võtta. Ja sina oled noorem inimene kõvasti kui mina, eks. Et ärge tulge seda ütlema, et mis ma kurdan. Igal inimesel on õigus rääkida. Ja vana inimesed ei kurdagi. Ma käisin eile ühe vanakese juures. Ta ei kurtud mitte midagi. Tal oli hea meel mind näha, on ju. Rääkisimegi elust, olust, kuidas tal läheb, ta elab sotsiaalkorteris. Ei kurtnudki. Ja vanainimesed ei kurdagi, sest nad on vähesega harjunud. Kas me peame ka kõik siis põhimõtteliselt oma elementaarsed vajadused ära unustama ja miinimumi peale minema? Me oleme ju miinimumi peal juba. Absoluutselt oleme. Loomulikult kõigile mu sõnavõtt siin ei meeldi. Absoluutselt ei peagi meeldima. Aga mulle ka kõik inimesed ei meeldi. Enamus inimesi ei meeldi kusjuures. Nii et ma lihtsalt ei jaksa kõiki asju siia kirjutada. No mõelge loogiliselt. Me ehitame Rail Balticat. Teate, kui palju kodusid inimestelt ära võeti sellega või mis seal Nursipalus toimub? Sealt löödi ju minema, sealt ikka tohutu arv inimesi, eks kodusid. Saad aru, riik mõtleb nagu niimoodi, et mis seal on, et ma annan sulle raha, mine koli mujale. Võta seal Rail Baltica juures on see Lillevälja aiandustalu, eks ju. Okei, ma ei ole ka nende fänn just, on ju. Aga ma vaatan ja jälgin, mis saaga seal toimub, on ju. Terve elutöö võetakse ära. See raha, mis sulle antakse, ei korva seda elutööd. Mingi mõttetu
mingi mõttetu, mis kunagi valmis, sa ei saa mingi raudtee pärast. Kus see loogika on? Nii, siis te ehitate mingid tuulepargid igale poole, need tuugenid, on ju. Te tapate linde, miljonites võib-olla. Te tapate nagu loodust tohutult, te tapate inimeste elukeskkonda. Nii, ja kus see elekter täna oli siis? Kus need tuugenid olid siis? Sest tuult ei olnud ju, on ju? Tuult ei ole, pole elektrit. Auvere elektrijaam ei tööta, see on jälle remondis. Ma ei tea, kas kedagi juba vastutusel ei saa võtta selle Auvere pärast või? See ei ole normaalne enam. Kogu aeg on remondis üks elektrijaam. Midagi peab ju tegema. Miks te selle Rail Balticat ehitate, kui meil ei ole elektrit? Kas te nägite kaarti, mis täna toimus Eestis selle elektrikatkestusega? Ja see oli tahtlik. See ei olnud mingi rike, see oli tahtlik. Meilt lihtsalt võeti elekter ära tunniks ajaks. Lihtsalt võeti ära. See mitu kodumasinat selle käigus lihtsalt kõmm nagu korsnas selle endas. Seda ei tea keegi täna, eks? Isegi mitte mina. Okei, ma loodan, et mu telekas töötab. Aga no, nii on ju lihtsalt. Te võtate ära inimeste kodud, et ehitada midagi, mis kunagi valmis ei saa. Kellele? Meil niikuinii lõpuks enam raha ei ole, et sellega sõita ju. Ei ole ju. Kus see raha tuleb? Me peame ju maksma mingisuguseid müstilisi makse. Me oleme juba kõige kõrgema maksukoormusega riik sisuliselt Euroopas, kui vaadata sissetulekuid. Ja võtke seda kurtmise või võtke lihtsalt emotsiooni või vihapurskana, mind ei huvita ausalt öeldes. Sest et see kõik on ajuvaba. Ja kui inimesed küsivad, mis sa ise teeksid paremini? Mis ma teeks? Ma ei tea. Alustuseks lõpetakski täpselt nii, nagu Einar ütles ära kõik selle jura, mis nagu lõpetage oma Rail Balticad ja mingisugused jurade ehitused ja hakkagi normaalselt kuradi majandama asju. Selleks ei pea nagu inimesi surnuks kurnama. Me saime vanasti ka elatud. Mis me elul viga oli? Saime elatud ju, eks? Meil ei olnud mingit Rail Balticat, meil ei olnud mingisuguseid tuulikuid, me saime elatud. Täitsa normaalselt kusjuures. Kõigil oli söögiraha, kõigil oli nagu auto. Kõik oli korras ju. Et me ei tea, midagi on väga valesti läinud kuskilt maalt. Ja nagu Koopasse ei tahaks ka nagu tagasi elama minna. Et siin nagu, mis sa kurdad, mine võta umbes kuskilt kaevust vett ja mine, ma ei tea, vea kelguga metsast saega puid on ju ja mis me peaks Koopasse minema? Miks osa rahvast peab Koopasse minema, teine osa rahvast elab nagu selles maailmas, kus võib-olla aasta-kahe pärast lendavad juba autod õhus ise? Miks see nii peaks olema? Miks see lõhe peab nii suur olema? See lõhe ei pea nii suur olema, eks? Alustaks sellest, et kõigil oleks hea elada, võrdselt hea elada, normaalselt. Ma ei propageeri siin muideks mingit Nõukogude Liitu, kui ta nagu mõni võib-olla hakkab siin mingit poliitikat külge mulle kleepima. Ei, ma ei ole poliitik. Mitte ühestki otsast ma ei ole poliitik. Ja täna muideks, ma isegi ei teaks, millisesse erakonda ma tahaks kuuluda, sellepärast, et ma ei tea ühtegi erakonda. Mitte ühtegi erakonda, kes sobiks täna nagu meie asju ajama siin. Ei olegi sükst erakonda. Kõik keeravad mingi jama kuskil kokku. Kunagi ma olin päris tubli valija ja nii edasi, eks ju. Viimastel aastatel ma isegi ei läinud valima enam, sest ei olnudki kedagi valida. Sa lihtsalt vaatad otsa, no ei ole valida kedagi. Mõttetu. Viimane aasta proovisin ise, eks, kohalikel omavalitsustel valimistel. Sain päris hea tulemuse ka, kvooti ei ületanud. Okei, sotsiaalkomisjoni ma sain. Et lihtsalt nagu midagi peab muutuma ja ma ei tea, kuidas seda muuta. Meie siin ilmselt välja keegi ei mõtlegi seda, aga lihtsalt ma arvan, et tegelikult peab suu lahti teha. Tulebki suu lahti teha, sest kui me vait oleme, siis ei muuta ammugi mitte midagi. Ja, ma ei tea. Mul nüüd said vist sõnad otsa. Ma sain oma emotsiooni välja pursata. Loomulikult ma jään ellu ja ma saan hakkama. Aga
ma tahan täna lihtsalt mõelda seda, et kõik ei saa hakkama ja võib-olla ma olengi liiga nagu hingevõttev inimene kõikide teiste asjade eest ka nagu mõtleb, on ju, ja ma ei peaks seda tegema, aga ma täna tunnen, et ma isegi ei võitelnud või ei rääkinud nagu mitte ainult iseenda eest, vaid rääkisin tegelikult väga paljude nende eest, kellest isegi tegelikult nende enda valla sotsiaalosakonnad ei tea. Nad ei tea, kuidas nende inimesed elavad. Nad ei tea lihtsalt, et kuskil on keegi, kes vireleb kuskil mati peal maas, sisuliselt aknad lasevad läbi, aknaklaasid on katki, rämpsu hunnikud on ümber, et vähegi sooja saada. Nad ei tea. Minu poole pöördunud ka viimasel ajal inimesed igasuguste kummaliste, mitte kummaliste, aga teistmoodi nagu muredega. Kusjuures ma ei oska aidata kõiki inimesi. Sest mul ei ole teadmisi kõige jaoks. Mul on lihtsalt palju loogilist mõtlemist. Aga inimesed kurdavad, et noh, neil tehaksegi liiga. Neile tehaksegi ametkondades liiga, kohtud teevad liiga. Inimestele tehakse liiga. Meie enda inimestele, riigi poolt. Ja täna ma tunnen seda ikka väga teravalt, et on tehtud ülekohust ja liiga. Kui meilt ikka hakataksegi nüüd võtma nagu iga päev mingiks ajaks elekter ära, siis see on liiga tegemine. Meid terve järgmine nädal on 20 kraadi külma. Mis nüüd siis saab? Istumegi siin küünlavalgel või? Koopas edasi. Ja lõdiseme. Ja pärast tegelikult tarbime palju rohkem elektrit. Hakkame uuesti seda tuba soojaks kütma, hakkame torusi sulatama ja tarbime tegelikult sel hetkel palju rohkem elektrit, kui seda oleks nagu jutti tarbinud. Et jah. Ma ei tea, kirjutage siia kommentaarides, mis te arvate sellest asjast, sellest Eesti elust, et sellist aega mul ei ole, et minna mingit protestiaktsiooni kuskile Toompeale tegema, sest see on mõttetu. Mingid rahvaalgatused on mõttetud. Saate aru, neid on nii palju tehtud juba, et see ei vii kuhugi. Rahvaalgatusega ei võta kedagi pukist maha, mitte kedagi. Ja üks mure on mul veel. Meil tulevad varsti presidendi valimised. Ja teate, meie ju ei saa presidenti valida. Meie peame leppima selle trumppäsaga, kes kaardipakist välja viimasel hetkel tõmmatakse. Me ei tunne teda, me ei tea teda, kes need inimesed on, kes pannakse meie presidendiks. Miks meil ei ole ikkagi seda, et rahvas valib presidendi? Rahvas peab valima presidendi. Vähemalt üks inimene peab olema selles valitsuses rahva poolt. Ja rahva aktsepteeritud. Kõik see ülejäänud punt on niikuinii selline, mis on poliitmängud lihtsalt. See, et me käime valimas ja see, et me nagu, et meile jäetakse mulje, et me saame valida. See on kõik üks suur jura. See on üks suur jura tegelikult. Need poliitmängud kõik. Võta või selle mingi kvoodi teema, eks ju. Come on. Ma sain nagu rohkem hääli, kui täna volikogus istuvad päris mitmed inimesed. Rahvas toetas mind, inimesed toetasid mind. Aga ma ei saanud volikokku, sellepärast et kvooti ei saanud täis. Sest mingi nõme kvoot on. Ja see sama muu poliitmängud on täpselt samasugused ju. Kellel seda kvooti vaja on? Kui inimesed ütlevad, ma tahan seda inimest, ütleme meie, tahame seda presidenti, siis see president on meie valitud. Mitte see ei ole mingisuguse Kaja Kallase, Michali või Urmase või kellegi teise valitud, eks. Meie peame valima presidendi. Siis vähemalt on üks inimene, kes on meie valitud ja meie poolt. Miks ülejäänud kamp tuleks üldse kuhugi puu taha saatena? Mõtlen, et tegelikult kogu aeg on juttu, nii palju on seda olnud, et see valitsus tuleks maha võtta, see tuleks muuta ümber, see peab toimuma mingi pööre seal ja nii edasi. Ja mitte midagi lõpuks ei tehtud ju. Mitte midagi ei tehtud ju. Kuskile see ei jõudnud ju. Nad ei suuda ühte ministritki ametist kõrvaldada. Jookseb nagu jänesi eest ära, ei lähe isegi Riigikokku selleks, et ametisse jääda. On nii? Kui te mõtlete viimase aja sündmusi. Et kui palju on neid ministreid, kes on nagu rahvale näkku sülitanud ja irvitanud. Janna nagu, nimed on ju kõigile teada, eks. Irvitatakse, lihtsalt mõnitatakse Eesti rahvast. Ikka on nad ametis. Mitte keegi ei tee mitte midagi.
ühesõnaga, kui praegu nüüd kapo tuleb mind maha väänama selle sõnavõtu eest, siis kui see on tase, mida ühe naisterahva peal saab nii-öelda ainukesena nagu veel võimu näidata, siis palun, ma teen uksed lahti. Aga see on minu tavalise inimese tavaline arvamus ja ma arvan, et selliseid arvajaid on päris palju Eestis. Lihtsalt küsimus ongi selles, et kõik ei julge suud lahti teha. Aga ma ei karda. Ma julgen. Et ühesõnaga, ma olen nüüd soendan oma torusid edasi, sest et vett ka tahaks saada. Külma vett on, sooja vett ei ole. Püünitan neid siis edasi ja kütan edasi oma pliiti ja võib-olla 13 peale oli tõusnud siin tunni ajas üles soojendamise peale nüüd see tuba, eks. Kurname aga siis vastu seda elektrisüsteemi edasi ja ma ei tea, et ootame siis järgmist elektriarvet, mis nagu reaalselt, ma ei tea, kui suur see on siis. See on ajuvaba lihtsalt. Et ma mõtlen, et et siin võrreldakse nagu pensionääre ja kõik, et jaa, pensionärid ei ela ka hästi, aga pensionäridel on vähemalt pension, on ju. Või eriti, kui nad on veel kahekesi, nad saavad hakkama, eks. Nad ei sõida eriti kuskil, kui on 2 pensioni, nad saavad toidu nagu ostetud, ikkagi nad saavad hakkama ja neil on ka sugulased ja lapsed ja nii edasi. Aga just see kontingent, kes nagu minusugused, ma räägin keskeas inimesed, kes tegelikult on nagu, ei teagi, ei ole nagu kuskil kõrgepalgalisel ametikohal, kuidagi püüame elus püsida, ma ei tea, nagu keeruline veits on. Veits on nagu hästi öeldud isegi, nagu päris keeruline on. Et jah, et tea küll, et kirjutage siis siia kommentaarides, täitsa huvitav oleks lugeda, mida siis ja kui palju üldse midagi arvab. Et kes me siis nüüd siis tõmbamegi nagu nüüd niimoodi tšoki lõuani ja laseme ennast edasi kottida või siis teeme midagi või ma ei tea, mõtleme midagi välja või vähemalt teeme suu lahti. See on algatuseks see, et kui väga palju inimesi teeb suu lahti, siis kõiki ei saa ikka plate peale ju viia, on ju. Okei, lähme siis edasi kütma. Kõik käed.